Ma arvan, et mängima innustabki mind kõige rohkem see, et ma saan jalgpallist positiivseid emotsioone, et kui sul on mingid igapäevamured, siis trenni sa neid kaasa ei võta ja kui trennist lahkudes, siis sa enam ka ei mõtle nendele, et see annabki jah, niisugust positiivset emotsiooni. Ma arvan, et kõige rohkem mind innustab mängima see arenemisvõimalus, mida jalgpall pakub. Jalgpall on selline spordiala, et on võimalik ennast mitmekülgselt arendada väga erineval moel ja võib-olla siis see rahulolev tunne ja nauding, mis sa siis saad pärast treeninguid ja pärast neid olukordi, kui sul on midagi hästi õnnestunud. Kindlasti on julgus minna olukordades võitluslikult ja julgus minna kontakti teiste mängijatega. 1 versus 1 olukord ja mängus standardolukorrad. Ma arvan, et jalgpalliliselt ma peaks kõige rohkem arenema veel rünnakute lõpetamisel, nagu enda positsioonist lähtuvalt. Et kiirust mul on ja tehnikat võiks ka arendada, aga kõige rohkem ikkagi rünnakute lõpetamist. Mängijana mul otseselt ühtegi eeskuju ei ole, võib-olla siis meie oma legend Jürgen Kuresoo. Kindlaid eeskujusi mul ei ole, aga ma hindan väga neid mängijaid, kes on näinud väga palju vaeva ja tõusnud ränga tööga kõrgele tippu. Ma mängiksin kõige parema meelega võib-olla siis Prantsusmaa koondise vastu praegusel hetkel, sest et nad on maailma kõige parim riik jalgpallis. Otseselt ma ei toetanud kedagi MM-il, aga enne MM-i ma tegin ennustuse ja ma arvasin, et Prantsusmaa võib selle MM-i võita ja siis ma võib-olla hoidsingi nendele natukene rohkem pöialt kui teistele. Brasiiliat ja Horvaatiat. Mul on hea öelda, et oma viimase varustuse soetasin ma just nimelt teie käest, hea küsija. Kindlasti soetan kõik oma jalgpallivarustuse Global Soccer Store'ist, kuna see on väga lähedal ja seal on head hinnad. Enne MM-i arvasin ka, et nagu varril võib-olla ei ole kohta jalgpallis, kuna see jalgpalli sujuvus ja see kõik kaob ära, aga MM minu arust tõestas, et varr võiks ja peakski olema jalgpalli juures. Varriga, sest see teeb kohtuniku töö lihtsamaks ja kindlasti ka elu pärast mängu lihtsamaks. Tomorrowland. Esimesest valikust võtaks siis Tomorrowlandi, sest et see tundub huvitav üritus ja kindlasti tahaks kunagi seda kogeda. Ma arvan, et maailma parim mängija kannab särki numbriga 10, sest nii see on. Liik Martens. Pidin järgi vaatama, kes need on üldse ja sain teada, et nad on naisjalgpallurid. Ei oska nende hulgast kumbagi valida, kahjuks. Kindlasti bioloogiline kell ütleb, et Eestist välja ma enam ei jõua, aga selle küsimuse teisele poolele ei oska ma ka vastata, et nii pikalt ette ei mõtle, eks aeg näitab.
ma arvan, et sihid siis järgmiseks 5 aastaks on siis seotud jalgpalliga, aga ka pesa punuda oleks eesmärgiks või soov. Võib-olla kõige naljakam seos või meenutus jalgpalliga seoses ongi siis see, et kuidas ma üldse sattusin jalgpalli juurde. Et see tahtmine jalgpallitrenni tulla tuli lasteaia lõpus, kui üks mu parimaid sõpru käis jalgpallis sellel ajal ja tänu sellele sai ta lõuna ajal nihverdada magamisest ära ja kuna mulle ka ei meeldinud lõuna ajal magada, siis ütleme siis nii, et ma hakkasin ka nagu huvituma jalgpallist. Kuigi ma jalgpallitrenni läksin alles siis, kui ma Elva kanti kolisin ja see oli siis täpselt enne kooli. Mina. Kes tahab olla kiiremad? Kindlasti kõik tahavad olla kiiremad või sama kiired kui Jürgen Kuresoo, aga ma arvan, et 2 aasta pärast ma olen kiirem kui Jürgen Kuresoo. Pidin järgi vaatama selle Jalgpalliliidu kodulehe pealt ja see toimus 2004 aastal maikuus ja see oli Ararati vastu. 5 aasta pärast ma arvan ja loodan, et ma olen tegev füsioterapeut. Täpselt ei tea, kus keskkonnas, kas mingis erapraksises või kliinikus, aga jah, tahaksin olla füsioterapeut. Väga hästi ma enda esimest trenni ei mäleta, aga ma mäletan seda päeva. Me olime just parasjagu Tõrva jalgpalliväljakul ja mängisime palli seal sõbrannadega omavahel. Ja tuli üks sõbranna, kes oli saanud siis kõnevalgast ja sinna otsiti uusi mängijaid. Ja nii me olime kõik nõus ja läksime kohe samal päeval sinna trenni. Jalgpalliga muidu oli seos natuke varem juba fänni näol, et saime juba kaasa elada Tõrva jalgpalliklubile platsi kõrval. Alustasin jalgpalli mängimisega aastal 2004, ehk siis sellest on juba 14 aastat, kui ma olen jalgpalli mänginud. FC Elvasse tuli siuke mõte, et miks siia proovida või küsida. Sellepärast, et ma mängisin just parasjagu rahvaliigat Tõrva jalgpalliklubis ja siis ma mõtlesin, et ma olen võimeline natukene suurema platsi peal mängima. Ja kõige lähem ja kõige sümpaatsem tundus mulle FC Elva.